Pirita jõeäärne ala oli sagimist ja tegemisi täis. Inimesed tekkisid nagu ei kuskilt ja lõkke süütamise ajaks oli juba kohal väga arvestatav hulk eri vanuses pidulisi. Kuidas loo rahvas tuleb kultuuriga kaasa? No nagu te täna näete, et rahvast on väga palju ja me oleme rõõmsad, kui me pakume midagi südamele, midagi hingele, et tänane kogukonna sündmus ja üks suurimaid aastad, mis on jaaniõhtu, paistab, et on kenasti õnnestunud, et rahvas on rõõmus ja palju on inimesi. Ja. Loo jaanituli on meil traditsiooniline üritus, alati me teeme selle küll 22. juunil, mitte 23. sest et inimestel oleks võimalik käia üle valla mitmetel erinevatel tuledel ja alati saab siin lool kindlasti alati käidud. Kui kultuurilembene te üldse olete? No, saab öelda, et ma arvan, et olen. Et kui rääkida enda kultuuri tegemisest, siis olen laulukooris laulja kohalikus Jõelähtme segakooris. Loo kultuurikeskuse väljakutseks on leida viise ka muukeelse kogukonnaga suhtlemiseks. Oleme üks suur kogukond ja saame hästi hakkama, rääkis loo kultuurijuht Marje-Helen Aavakivi. Nii palju, kui ma olen suheld inimestega ja kuulnud, siis inimesed tunnevad, et nad on kogukonna liige, neile meeldib siin. Et ma arvan, et see on piisav indikaator, et hästi on sellega. Õnneks on korralduslikus meeskonnas rohkem inimesi kui üks, vaid meid on rohkem, et terve Loo kultuurikeskuse meeskond toimetab sellega ja minu põhiroll on siin tuua asjad kohale, õhtut juhtida ja siis kui pidu läbi on, siis pingid lauad aidata jälle tagasi omale kohale viia. Elame ajal, kus toimub väga palju sündmusi ja kõik soovivad, et just neid märgatakse ja tullakse osalema. Oluline roll ürituse õnnestumisel on kindlasti meediategevusel ja seda kinnitas meile ka Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja. Eks meedial on ju oma roll, eks ju, et kui üritusi kajastatakse, siis seda enam inimesi saavad ju osa, saavad teada, mida tehakse, kuidas tehakse ja saavad läbi selle võib-olla teadlikumaks, et rohkem ise käia ja tarbida seda kultuuri. Kuna jaanipäev on kogu pere üritus, siis oli lastega mängima kutsutud Margit Järvoja piraadina. Lisaks veel erinevaid etteasteid, õuemänge ja muud põnevat. Loo jaaniõhtud juhtis Ivar Kaldam, kes korraldas võistlusi saapa viskamises ja raskuse tõstmises. Teeme suure aplausi ja lohutusauhinnaks üks väike pakk. Ma arvan, et igasugune aktiivne tegevus seob inimesi. Ja kas või seegi, et mina siin jaanitulel, mul on suur rõõm näha pikaajalisi tuttavaid, keda ammu pole näinud, kes on siia sattunud erinevatel põhjustel, kas on kolinud siia või on siia sattunud, et mõnda inimest pole ju 10-15 aastat näinud. Ja siis sa soojendadki suhted ülesse. Aeg möödus kiiresti, aga mis pidu see on ilma ägeda bändita? Kahe mehe ansambel Maa tõmbas korralikult peo käima ja lõpetas ürituse peale südaööd. Loo kultuurikeskus usub, et inimesed jäid rahule ja võib-olla otsustavad järgmisel aastal meiega liituda ka uued osalejad.